Järgmise 3 päeva jooksul sööme ainult seda, mida püüame maailma kõige ekstreemsemates piirkondades, et näha, kas suudame ellu jääda ja elusana välja tulla. Ja see seiklus algab just praegu. Need tingimused praegu. Oh jumal. See on nii hullumeelne, kutid. Kutid, me just maandusime Kuradimaa paradiisis ja see, mida me teeme, on täiesti hullumeelne. Järgmised 3 päeva püüame ise oma toidu ja jääme ellu sellel saarel. Kui me toitu ei püüa, jääme sõna otseses mõttes nälga. Nii see käibki. Aga esimene päev meil on suur relv, see harpuunpüss. Ja me hüppame koos mõne kohaliku elanikuga paati, et sõita horisondi poole ja vaadata, kas saame toitu. Aga kindlasti jääge meiega, sest mida edasi see väljakutse läheb, seda raskemaks see muutub. Läheme nüüd, poisid, vaatame, kas saame esimese päeva jaoks toitu. Vaadake neid tingimusi siin praegu, poisid. Ilm on hullumeelne, taevas on selge, vesi on täiesti sinine. Ja mida me teeme, on see, et otsime siit äärisriffi ja sukeldume mõnda koopasse või midagi sellist. Loodetavasti sööme täna hiljem lõkke ääres midagi head. Wow. Tänased tingimused on lausa unelmalised mees. Lihtsalt chillin siin paadis. Paljud teist võib-olla ei tea seda, aga Marko siin on tegelikult minu õnnetalismaan. Nii et täna, vend, peame saama häid kalu, eks, sest kui ma kala ei püüa, siis jään nälga. Ma ei söö täna õhtul, eks, ema. Aga kuidas minuga jääb? Ma pean ka kala saama, tule juba. Ma proovin sulle kala saada, vend. Ma proovin sulle saada. Olgu, ma proovin sulle midagi saada. Hästi, me valmistume. Me läheme vette. Lähme. Pole veel vettegi saanud ja mees juba küsib kala. Hästi, lähme. Me peame midagi saama. Millin relv, baby! Millin relv! Vaata seda asja. See on tõeline hiiglane. Pole mingit võimalust, et me esimesel päeval midagi ei söö. Ta läheb tagasi. Mehed, me just lasime selle ilusa siniuim trevalli, aga meil on väike probleem. Me ei tea, kuhu meie kapten kadunud on. Nii et mida me teeme on see, et ujume kaldale ja läheme riffile. Kapten pidi olema meie õnnetalisman, aga ta jätab meid keset ookeani maha. Sõber, praegu oleme nagu neetud haidesööt. Me just jõudsime riffile ja nagu näete, oleme täiesti eikusagil. Me ei tea isegi, kus meie kapten on, aga arvame, et ta on võib-olla kalal või midagi sellist. Aga ta jättis meid keset ookeani. Aga pole hullu.
meil on siin mõned ilusad kalad, nagu näete. Ma lihtsalt ujusin sellega keset ookeani ringi. Nüüd pean välja mõtlema, mida kuradit me teeme. Nüüd, kui me oleme sellel rifil kinni, näete, taustal, seal on meie kapten. Kuule, kus kurat ta on olnud? Ta pidi olema meie õnnet talisman, aga ta on meid lihtsalt siia jätnud. Vaadake teda. Näete paati seal. Nüüd peame jälle sellelt rifilt ära ujuma. Kuhu sa läksid, vend? Sa jätsid meid keset ookeani. Ära muretse. Me arvasime, et jääme kuradima kaldale ujuma, mees. Ma olin siin selle GT-ga haide sööt. Olgu vitid, me just tulime ühe eepilise sukeldumise pealt ja meil õnnestus saada see ilus Bluefin Trevally siin samas. Te näete, et värvid on täiesti uskumatud, aga tegelikult kutid, kui need loomad surevad, siis nad aeglaselt kaotavad oma värvid. See on üsna kurb, aga las ma ütlen teile, see on üks maitsvamaid loomi ookeanis. Mida me selle kalaga teeme, kutid, on see, et me lihtsalt teeme sellele libliklõike. See on üsna lihtne tehnika, kuigi see on üks tõhusamaid ja parimaid viise kala söömiseks. Põhimõtteliselt tahad alustada sealt, kus on päraku ava. Just seal. Ma võtan oma noa, torkan selle otse sisse, panen käe sisse ja võtan kõik sisikonna välja. Oh, vaata seda asja. Ta kõht on täis, mees. Vaata seda. See on väike kala, just seal. Seda ta ongi söönud. See on veel üks väike kala. See näeb välja nagu kalmaar või midagi sellist. Me oleme selle looma kõhu tühjaks teinud. Järgmine asi, mida me teeme, on see, et võtame noa siit ja hakkame seda kala fileerima. Nii, nagu näete, olen selle kala peaaegu lahti lõiganud. See pool siin on kondita ja teisel poolel on luustik küljes. Aga kui see küpseb, läheb kogu kuumus sellest läbi ja see küpsetab meie kala. Nii et nüüd peame ehitama kalaresti ja tegema tule üles ning paneme selle otse küpsetamise kohale. Vaata seda lihamees, see näeb uskumatu välja. Ma jätan meie kala praegu sellele kivile. Ja mida me teeme, on see, et lähme põõsastesse ja vaatame, kas saame ehitada mingisuguse küpsetusresti, mille peal saame oma kala küpsetada. Peame koguma süütematerjali ja muud kraami. Nagu näete, meil on siin need rohelised oksad ja need lähevad meie tule kohale, et need ära ei põleks, aga me peame need lihtsalt natuke puhtaks tegema. Nii, ma lõikan lihtsalt kõik need lehed ja muu ära ja lõpuks jääbki meil see alles. Just seda me tahamegi. Nüüd on meil ainult nende roheliste puutükkide varred alles. Ja mida me nüüd teeme, on see, et otsime välja need tükid, millel on väike Y-kuju või väike käänak sees. Just neid me tahamegi. Nii, siin on üks, siin on veel üks, meil on 2, 3 ja siin on veel üks. Me paneme need lõkke asemesse, kutid, nii et veenduge, et leiame korraliku ja kindla koha. Tõenäoliselt siin all, külgedele, ma arvan, veenduge, et need oleksid hästi tihedalt koos ja et need kuhugi ei liiguks. Te näete, mis praegu toimub, kutid. Meil on 4 Y-kujulist puutükki ja meil on siin selline risttalade konstruktsioon. Ma panen need lihtsalt maha. Me tahame, et need oleksid üsna tugevad. Nii, et ma panen ühe siia ja panen ka ühe sinna. Ja nüüd ongi vaja lihtsalt panna puutükid otse üle nende. Niimoodi. Te näete, mida me teeme. See on ideaalne. Te näete kohe siit. Me oleme selle ära ladunud. Ma tahan lihtsalt veenduda, et need oleksid tõesti korralikult tugevdatud, et see küpsetamise ajal ümber ei kukuks. Ja just see siin peaks meie kala jaoks sobima. Nii, mehed, meil on siin meie kalarest olemas. Mida ma nüüd teen, on see, et ma võtan kõik need ristalad maha, sest me teeme tule üles ja siis saame need kõik peale visata ning kala peale panna. Praegu põleb see juba korralikult. Me tahame lihtsalt, et see ära põleks. Paneme kohe suured puud otse peale. Praegu on meil siin korralik päikeseloojangu meeleolu ja pole midagi paremat kui üks korralik päikeseloojangune kokkamine pärast avamerepüüki. Ja meil on värske kala, mis veel pool tundi tagasi ujus. Ma olen täiega elevil, paneme praegu suuremad puud peale ja siis hakkame seda kala küpsetama, mees. Ma arvan, et on aeg need jurakad tagasi risti peale panna. Paneme need peale. Meil on kala siin, kutid. See näeb täiesti uskumatu välja. Vaadake seda liha siin. Paneme selle nahka allapoole ja laseme selle rahulikult küpseda. Vaadake seda seal. See on täiuslik. See küpseb aeglaselt sellel kalarestil. See on nii äge, mees. Olgu, me peame lihtsalt hoidma selle all tuld ja siis on see umbes 15-20 minuti pärast valmis. See näeb täiesti uskumatu välja. Ma ei jõua ära oodata. Oh, sa püha. Päikeseloojang peegeldub sellelt. Mul hakkab praegu ila jooksma. See kala on ilmselt küpsenud sellel ühel küljel umbes 10-15 minutit. Nii et mida ma nüüd teen, on see, et ma keeran ta lihtsalt ümber. Loodetavasti meie neetud rest ei kuku kokku.
sa näed seda liha seal, see küpseb. Me just keerasime oma kala ümber, nagu te näete, ja see küpseb lihtsalt imeliselt. Nahk on allpool, kao minema suits. Oh mu hea, vaadake seda. Te näete, kuidas nahk aeglaselt selle liha küljest lahti tuleb. Me võtame ta nüüd tulelt ära. Olgu, ma võtan ta kohe resti pealt maha. Ei, meie kala kukub praegu tulle. Ma ei tea, kuidas me seda just tegime. Me oleksime peaaegu oma kala tulle kaotanud, aga suutsime selle päästa. Nii poisid, meil on esimese päeva toit olemas. Meil on see ilus trevali praegu. Nii et mida ma teen? Ma lihtsalt koorin selle naha maha. Näete ise, siin on see ilus valge liha. Ma võtan lihtsalt ühe ilusa lihatüki. Oh, vaat seda siin. Sellel on natuke liiva peal. Ma arvan, et see on sellepärast, et me kaotasime selle sütele, aga liiv pole kellelegi liiga teinud. Paneme selle nahka. See on esimese päeva toit, kallis. Oh, see on nii hea. Kui liiv välja arvata, on see uskumatu. Kas on midagi paremat, kui ilus värske kala rannas päikeseloojangun? Vaata seda praegu. Selle nimel me elame, mees. See päike loojub silmapiiri taha. Meil on praegu lõke põlemas ja meil on siin ilus värske kala. See on lihtsalt nii hea. See päike loojub praegu silmapiiri taha ja meil on ees see imeline eine, mida nautida. Aga homme ootab meid ees üks pöörane päev. Me läheme kohta, mida kutsutakse Jurassic Parkiks ja las ma ütlen sulle, sa ei taha maha magada seda, mis seal juhtuma hakkab. See saab olema hullumeelne. Ma ise ka ei tea, mida oodata. Ausalt öeldes olen ma päris hirmul. Näeme teiega homme varahommikul teise päeva alguses. Lähme! Tere hommikust teile kõigile! Praegu on teine päev ja me oleme siin Jurassic Parkis. Vähemalt nii nad seda kohta kutsuvad. Kuulge, vee all on hiiglaslikud koopad ja kõik muu ning mida me teeme on see, et me uurime neid teisel päeval. Meil on vaja siit süüa leida. Aga te näete, otse minu selja taga on tohutu saar keset ookeani ja kõik kalad ning muu elusloodus on selle poole väga tõmbunud. Nii et mida me teeme on see, et me lihtsalt uurime ringi, vaatame, mida me leiame. Siin pidavat olema hiiglaslikke loomi ja täiesti pöörane mereelu. Me läheme vee alla ja loodetavasti, kutid, saame mõned kalad või vähemalt ühe kala, et hiljem natuke süüa teha. Oleme varustuse selga pannud, uimed on olemas. Võtan igaks juhuks oma harpuuni püssi kaasa, kui madalas midagi head on, aga mida me teeme on see, et uurime seda riffi ja ka koopaid ning vaatame, mida see koht pakkuda võib. See on täiesti metsik ja ma ei usu, et inimesed oleksid seda kunagi uurinud. Nii et lähme vette, jah? Lähme. Nagu näete, on mul otse selja taga see hull saar. Ma arvan, et me lähme ühte koobastest ja uurime seda. Lähme. On aeg sisse minna. Lähme. See on hullumeelne. Pole võimalik, vend. See on nii pöörane. Siin läheb nii pimedaks, et vaevu näeb midagi. See on siin nii hullumeelne. Poisid, meil on meremadu otse meie taga. Vaadake seda, vaadake, kui pöörane see koht siin on, poisid. Meil on siin see ilus koobas ja kogu lagi seal üleval on lihtsalt must. Kui me siia koopasse tulime, läks meist mööda üks maailma kõige mürgisematest madudest. Aga ilmselgelt on see nende kodu ja see on täiesti hullumeelne. Te näete siin, sealt tuleb kogu valgus koopasse sisse ja siin sees on nagu täielik areen. Selles koopas on nii palju nahkhiire kakat. Ma ei taha seda sisse hingata.
Oh, seal on madu. Vaadake seda, kutid. Seal on madu. Vaadake seda meremadu siin, kutid. See on nii vinge, mees. See peab olema üks maailma kõige ohtlikumaid madusid. See madu seal on 10 korda mürgisem kui kõristi madu. Täiesti pöörane. Olgu, lähme uurimist jätkama. See on tõeline paradiis. Vaata ainult seda kohta. See on täiesti uskumatu. Siin on ilus kristallselge vesi ja mõned kõige pöörasemad elusolendid, mida ma kunagi näinud olen. Ma tean, miks seda kohta kutsutakse Jurassic Parkiks. Olgu, võtid, me just tegime ühe kõige pöörasemalt ilusaima sukeldumise, uurisime seda saart seal Koopas ja leidsime selle eepilise meremao. Aga meil pole ikka veel teise päeva kala kätte saadud. Nii et, mida me praegu teeme, on see, et paneme varustuse selga ja suundume horisondi poole. Siin on riffi struktuurkutid, mis on umbes 20 kilomeetrit siit eemal ja just sinna me peamegi jõudma. Väidetavalt on seal väljas tõelised koletised ja just seal loodame me süüa saada. Nii et pane majama ja näeme teid seal. Lähme. Olgu, me liigume praegu horisondi poole. Meil on vaja teise päeva jaoks süüa hankida. Pärast eilset revallit tunnen end päris hästi, aga täna tahan ma leida tõelise koletise. Nii et pane majama. Lähme, sõbrad. Olgu, kutid. Praegu on siin ilmselt umbes 20 meetrit sügavust, nii et me läheme vette. Meil on kaasas suur alvepüss. On aeg vette minna. Lähme. Vaadake seda, kutid. See on ilus Hispaania makrel, ilmselt umbes 7-8 kilo. Te nägite ise, kuidas ta seal all lihtsalt ringi ujus ja kogu sööt ta hirmutas. Ma lihtsalt sukeldusin alla, sihtisin ja ta pani kohe plagama. Aga nagu te teate, on see kindlasti üks parimaid söögikalu ookeanis. Hiljem lõikame temast mõned korralikud fileed ja loodetavasti küpsetame ta ära Jurassic Parkis. Ma olen praegu nii elevil, ma ei tea, kas te märkate. Vaadake selle eluka hambaid. GG!
Tossi on too päu. Olgu kutid, täna oli meil üks parimaid päevi vee peal ja me oleme kõvasti saaki saanud. Meil on need ilusad Hispaania makrellid, mida te siin näete ja mul vedas ka, et sain selle ilusa rohelise jobi kalaga. See peab olema üks vihasema välimusega loomi planeedil ja me oleme praegu täiesti elevil. Meil on piisavalt toitu, et vabalt teise päevani vastu pidada. Nii et mida me nüüd teeme, on see, et puhastame kogu selle kala ära, anname suure osa sellest kohalikele sellel saarel, kutid. Me veendusime, et püüdsime iga ühe kohta ainult ühe kala ja ühe lisaks, et see kohalikele anda. Nii et mida me nüüd teeme, on see, et lähme kaldale, puhastame need kalad ära, läheme kohalikule rannale, teeme lõkke üles ja hakkame teise päeva sööki valmistama, kallis. Lähme, ma olen nii elevil. See ongi parim osa siin saartel olemise juures. Lihtsalt anda see kala ära. Meil on siin üks kohalik. Lähme. Paagus, paagus, paagus. See on sulle. See on hea. See on hea, oled sa õnnelik? Õnnelik. Okei, see ongi see osa, kutid. Me anname kala kohalikele ära. See toidab perekonda, okei? Perekond. Hästi. Meil on hiiglaslik Hispaania makrel ja meil on ka see roheline jobikala. On ainult üks viis tähistada, kallis. Võtame pintangi. Ja mida me teeme on see, et me teeme vahutava kala purskkaevu. See ongi kõik, mida me teeme. Paneme pintangi rohelise jobi kala suhu. Meend, et see asi kurat sobib. Oh, vaata seda. Mees nagu valatult. Lähme. Väike vahutav kala purskkaev. Terviseks ja ma armastan neid kõiki. Nii, me tähistamegi, beebi. See pole kunagi nii hästi maitsen, mees. Me teeme siia randa lõkke, kutid, ja tähistame seda ilusat kala. Ma joon ka selle õlle lõpuni. See on parim õllehoidja avamerel, beebi. On ainult üks viis, kuidas tähistada. Te nägite ise, kui hea seal täna oli. Seal läks täna täie kandmiseks. Ausalt öeldes pole meil seda vaja süüa. Meid on selles Hispaania makrellis nii palju liha. Aga me teeme ühe väga laheda tehnika. Me teeme tegelikult kalakooti. See on natuke nagu lambakoot, aga kalasabaga. Ma näitan teile, kuidas me seda teeme. Nii, et ma võtan siit sabast kinni. Lõikan lihtsalt siit alla välja. Täpselt niimoodi. Pööran ta ümber, teen täpselt sama ka teisel pool. Lõika alla ja siis saba poolt üles. Siis kõik, mis ma siit edasi teen, on lihtsalt murdmine. Täpselt nii. Keera natuke ja ongi valmis. Nüüd peame selle muutma, ma arvan, et kas lambakoodiks või kalakoodiks. Mis me teeme, on see, et võtame sabast kinni. Lõikame selle ühelt poolt läbi ja siis tuleme teiselt poolt alla. Murdame selle lahti. Nagu näete, see on luu ja see siin ongi vist koot. Vaadake, kui ilus see liha on. See on natuke liivane, aga te näete ise, et see on täiesti uskumatu Hispaania makrel. Olgu, nüüd paneme tule korralikult põlema ja viime selle kohe üle. Proovime täiesti uut küpsetusviisi. Ma pole seda kunagi varem teinud. Nagu näete, leidsin just selle köietüki, mis oli randa uutud. Mida ma teen, on see, et ma leian siit selle kepi ja seon selle ümber mõned lihtsad sõlmed. Näete, just nii, midagi erilist pole. Võtan meie kalakoodi, näete siin, teen sellega täpselt sama. Olgu, te näete praegu, see on täiesti uus küpsetusviis. Nii et meil on siin meie kalakoot ja meil on see kepp. Meie plaan on, et teeme tule üles
ja siis lihtsalt riputame selle sinna kohale, just nii. Ja see küpsebki selle leegi kohal. Te näete, enamik lihast on just seal. See on natuke liivane, me peame selle puhtaks tegema, aga loodetavasti saab see lihtsalt niimoodi olla ja rahulikult küpseda. Nii, me oleme selle vinge lõkkealuse valmis teinud, kõtid. Paneme selle süütematerjali kohe tulle, see kraam peaks kohe korralikult süttima. Nii, et ma panen selle nüüd põlema. Lähme. Nii, nüüd ongi tehtud. Näed, see küpseb juba mees. Pane mõned oksad otse peale. Me ootame nüüd, kuni see tuli veidi maha põleb ja siis viskame oma kalakoodi otse peale. Saame mõnusad söed alla. Nii, see on maailma esimene kalakoot, mis küpseb lõkkel. Lähme! See suits küpsetab mind. Nii, paneme selle siia paika. See näeb päris hea välja. Võtan mõned neist kividest. Vot, meil ongi tehtud. Nagu näete, on see kalakoib otse lõkke kohal. See on tegelikult väga äge mees. Ma võiksin kurat kalale minna. Ma võiksin kurat lastega mängida, kui mul leid oleks. Või tead, teha mida iganes ma kurat tahan praegu. Ja see asi lihtsalt küpseb aeglaselt edasi. Jätame selle siia, anname talle umbes pool tundi ja siis peaks kõik korras olema. See on tegelikult äge mees. Ma hakkan seda meetodit kodutu meetodiks kutsuma. See on peaaegu nagu kodutu tüüp, kellel on kepp ja kott selja taga. Täpselt selline näeb praegu kala välja. Vaata seda. See küpseb ideaalselt. Vaata seda. Võime sellele lihtsalt kergelt pihta koputada. Sellest saab üks parimaid kokkamisi, mida me kunagi teinud oleme. Meil on sõna otseses mõttes kodutu kala, mis küpseb lõkke kohal. Meil on see vinge tüüp olemas. Terviseks teile, kutid! Selle nimel me elame, kallis. Näete ise, meie kala küpseb aeglaselt. Ta saab mõnusa küpsemise, aga ainus asi, mille pärast ma natuke muretsen, on see nöör siin. See hoiab vaevu kinni. Aga kui see kukub tulle, peame lihtsalt päästeoperatsiooni tegema. See on ainus viis, kuidas me saame seda teha. Ma ei tea, kas te näete, aga seal kauguses on üks saar. See on tegelikult see saar, mida me täna avastasime, kus olid kõik need koopad ja meremadud ja kõik muu. Ja nüüd oleme tagasi rannas ja teeme kalakoibi, kallis. See saab nii hea olema. Ma ei jõua ära oodata, millal saan süüa. Ma pole eilsest saadik midagi söönud, kui meil oli see siniuim trevalli. Mul on praegu hädasti vaja kala kõhtu saada. Olgu, kutid, meie kala on nüüd umbes 20 minutit küpsenud ja ma arvan, et on aeg see ära võtta. Nii, et võtame ta siit kinni. Tõmbame ta välja. Olgu, paneme ta maha. Just nii, paljud teist mõtlevad nüüd, et oot, kuidas see kala siin ülevalt küpseb, kus nöör küljes on, aga see on kannatliku mehe küpsetusviis ja ma näitan teile miks. Olgu, meil on nuga siin olemas, nüüd läheme siia kohta. See on see koht, kus kala oli tule kohal. Ma teen nüüd nii, et lasen noaga siit alla. Nagu näete, see osa on olnud tule kohal. Lõikan lihtsalt otse alla. See on lihtsalt lihatükk, mis tuleb lahti, vaadake seda. See on ilus lihatükk, nagu näete. Võtame selle ära. Läheme edasi, natuke kuum. Peale selle liiva, mis seal sees on see täiesti ilus. Nagu näete, see liha on täiesti uskumatu. Hispaania makrell on kindlasti üks parimaid kalu ookeanis ja me lihtsalt võtame need hiiglaslikud steigid maha. Täpselt nii. Olgu, kutid, meil on siin mõned kohalikud lapsed, kes on alla tulnud. Tulge siia. Nad tulevad kala proovima. Olgu, hakkame pihta. Valmis? Palun väga. Pages? Pagus? Natuke liivane. Ma arvan, et seal sees on natuke liiva, kutid. Nad on nagu, mis see krõmps on. Aga okei, mida me nüüd teeme? Nagu näete, me oleme kogu selle liha ära võtnud, mis on küpsenud. Paneme selle kohe tagasi tulele. Ja sa võid seda protsessi lihtsalt uuesti ja uuesti korrata ning saad kõige inusamad lihatükid. Okei, meil on praegu mõned kohalikud lapsed rannas. Nad on täiesti vaimustuses. Ma pakuksin neile väikest vahutavat kalapurskaaevu, aga ma arvan, et nad pole veel piisavalt vanad. Nii et ilmselt pean ma seda ise nautima. Aga te teate, see ongi see, mille nimel me elame. Jagada seda kõigi kohalikega nendel saartel. Ja lihtsalt hästi aega veeta, kui me seda teeme. Ma armastan teid nii väga ja praegu on see tõesti eriline. Las ma ütlen teile, meil on kõhud täis ja nüüd on aeg minna koos oma kallimaga magama. See ilus roheline jopkala, selle nimel me elamegi, mees. Lähme.